Täna on jälle selline ilm, et tahaks öelda, et jõulud ei ole kaugel, nina on punane. Et eks me, neid võrdlusmärke on igasugustes näidetes, et me oleme üks pere või et me oleme kõik üks või üks võistkond, eks ju, näiteks võistkonnal on ka need erinevad mängijad, aga ühtepidi nagu üks võistkond, teistpidi nagu erinevad individuaalsused. Et see Acinte Peda-Peda-Tatva on selline hea harjutus ajulihastele ja see Acinte Peda-Peda-Tatva on nagu see antel. See tähendab, et kõik on samal ajal üks ja samal ajal kõigest eemal, et Jumal on kõigest eemal isiksusena, samal ajal ta on kõigega ühendatud ja kõigega üks. Et kõik me oleme nagu suur üks organism, et siis võib ka öelda niimoodi, et proovida vaadelda elu, et selles mitmekesisuses ja õppida nagu mõtlema kaks ühes, nagu poes, eks. Aastad kaks või aastad kaks, siis saad nagu ühe hinnaga, eks ju, ütleme niimoodi. Et kus ka oskad näha, kuidas me oleme kõik ühendatud, siis sa saad ka selle Jumala nagu. Jumalaga sina peale või teadvustad Jumalat, ütleme. Kui ma oskaks niimoodi näha, kuidas me oleme seotud mateeria, vaim, kõik selle algse teadusega, algse allikaga, isiksusega. Kuidas erinevad rahvad teda nimetavad, Krishna, Allah, Jehova, eks ju, Tarapita. Et see ei ole kihvt värk, et samal ajal kuidas saad, käin siin ka, eks ju, loen palved siin looduses ja siis kuidas püüan nagu aru saada, et mina, minu keha, see ilus loodus, elus olendid, et on sama see üks Jumal. Eks ju, kõigil on väike valikuvabadus kingitud, et see armastuse mäng pillerkaar saaks toimida. Selle peale mediteerida, et see on jõle kihvt meditatsioon. Miks ta on kihvt? Sellepärast, et sa saad aru, et vau, et ma olen küll ühtepidi tähtsusetu väike ja oma samastamistega teadvuses pidevalt tupikus, eks ju. Tahaks seda, aga ei saa ja siis see surmahirm veel ja siis maailma igasugused asjad ja kõigil oma pagas. Ja siis kuidas me kanname siis need luupe või seda oma karmat oma mõistuses, neid arusaamu, neid hetke nagu soove või hetke elufilosoofiat ja vaatlust. Aga kui me nagu tõmbame need piirid ära, mõtleme, et kõik on see üks Jumal. Jumal tähendab seda, et kui sa analüüsid pühakirju ja pühakud, et seal taga on hästi suur ilu ja armastus. Ja igavik, eks, õndsus, ekstaas, tants, laul, muusika, värvid, lõhnad, maitsed, huumor, sõbrad, mis iganes pühakirjad, pühakud, pühad paigad, jumalused, vaimsed õpetajad, head eeskujud, eks ju, nagu ütlesin. Et kõik see virvarr, energiad ja elemendid, et vau, et see on see sama üks algne absoluut. Krishnastu Svayam Bhagavan, eks ju. Sanskrit keeles, eks ju. Krishna on Jumala algne isiksus, eks ju, kuidas ta ennast avaldab erinevat moodi ja ta on muidugi nii tolerantne, et sa võidki üldse öelda, minge kukele oma tšumba-mumba juttudega, eks ju. Mis siis, et Vedad on väga põhjalik teaduslik ülevaade mitte ainult vaimust, vaid ka mateeriast. Et ega teaduslikumat ja mahukamat ja sügavamat elukäsitlust, võib-olla kuskil on, aga hetkel ma nagu ei tea, eks ju, kus räägib matemaatikat ja füüsikat ja astroloogiat ja meditsiini, eks ju, ajurveedat ja vastusastra ehitamiskunsti ja õpetus hinges, sankhya jooga ja bhakti jooga ja kuidas armastusega seda ühendada kõike. Aga jah, selle klipi põhimõte on selles, et kõik on Jumal. Kõik on see algne Jumal ja sina oled ka kängis, eks ju, sa oled ka lahutamatu osake sellest algsest Jumalast. Eks ju, nagu veetilk, H2O. Suur ookean ja veetilk, nad nagu erine. Kvalitatiivselt me oleme samad. Meil on ligipääs aaretele, aga kvantitatiivselt me oleme erinevad. Et veetilk võib öelda ka, et ma olen ookean. Ta peab lihtsalt koostööd ookeaniga tegema, muidu päike kuivatab veetilga ära, selle mulli.